Reigo. Võttemeeskond avastas siin, et oled natukene sohki teinud. Ma ei saanud tööülesandest aru. Kes see kallas sinna vett juurde? Selle ülesande ikkagi võitsin mina, et siis järgneb sulle hoopis siis karistus. Tuled meile päevaks mehaaniku abiliseks. Tere hommik! Ma arvasin, et sa ei tulegi. Ma mõistan sind. Ei no tegelikult mul oli väike vapruse värin ja hirmu higi, aga midagi ei ole teha. Tegelikult kui hull see ikka saab olla. Ma olen näinud teid küll siin. Ei ole üldse hull. Tunged selga, minek. Ussa! Kuule, ma olen oodanud seda hetke. Ma teadsin, et ta tuleb. Oi, oota. Keskkonnavaldkonna mõjuisikuna ma pean ütlema, et Alfa Romeo on teinud endale elektriajamega autostraadi. Oota, mis selle värvi nimi on? Montreali roheline. Montreali roheline, appi kui ilus. Ja ma saan aru, täis LED esituled, maatriks, LED-id, 12 erineva tsooniga valgustavad kõik ja teisi ei pimesta. Issand kui ilus. Oi, kuule itaallased oskavad. Räägi, mis siin toimub? Salongi valgustus erinevate värvidega, meil on täiesti uus info entertainment, suured ekraanid, samuti vanad head labad näiteks. Vinge ja no vaata, ikkagi mulle on õudselt oluline, et need materjalid oleksid sellised nagu isuga pandud ikkagi. Nagu endale teeks, saad aru? Noh, perimees, mis sa räägid seal? Tule, sõidame ikka autoga sõitmiseks mõeldud, noh. Ma pean enne katsuma. Ma tean, ai kui hea. Nii, kuule Andri, No nii. ma saan aru, et sina oled Eesti Vabariigi kõige pädevam Alfa Unt või? Ma olen nendega üle 12-13 aasta kindlasti aktiivselt tegelenud, jah. Wow. Nii, oota, ja sa ütled, et see on esimene hübriid, mida Alfa Romeo on kunagi teinud? See on nüüd täitsa esimene elektrifitseeritud Alfa, jah. Antud auto siis minu isiklik kütusekulu keskmine on kusagil 6 liitri kandis. Et sarnase mootoriga teisel sõidukil on see kütusekulu kindlasti paar liitrit suurem. Ja mul on tegelikult, Stelvio näide ongi, et mina sõidan keskmiselt umbes nagu saan ikka 10 ja 11, sest ma pean käru ka päris palju. Ja paati ja umbes nii. Ja kusjuures kõige huvitavam fakt on see, et just linna sees on kütusekulu väike. Maantee peal ta võib-olla ei anna nii palju juurde, kuigi ta aitab kogu aeg mööda sõite kiirendada, annab mootorile võimsust juurde. Aga just linna sees, kui on pidurdused, kiirendused, siis hübriidajama aitab väga palju kaasa. Antud auto on tegemist siis kerghübriidsõidukiga, aga ta sarnaneb rohkem kui päris hübriidsõidukiga, sest elektrimootor on tal käigukastis. Elektrimootor saab panna endale sisse 2., 4., 6. või tagurpidi käigu ja tänu sellele ta aitab kaasa nii maantee peal, suure kiiruse peal sõites, kui ka koha pealt minnes ja manööverdades ja parklas ja üle lamava politseiniku sõites mootor lülitatakse alati välja. Järgmine aasta on tulemas ka siis pistikhübriid, mille sõiduulatus on siis juba ainult elektri pealt oluliselt pikem. Aga klassikalisest hübriidist võib-olla erinebki see sõiduk selle poolest, et ta saab sõita ka ainult elektriga. Isegi 70 kilomeetrit tunnis on teatud tingimustel lülitub sisepõlemismootor välja. Aga igaks üks nagu ütleme ära veel, et ainult nagu elektriga selle autoga sõita ei saa. Kui kütus saab täiesti otsa, siis oled ikkagi kõhuli nii nagu tavalise sisepõlemismootoriga autoga. Jah, kui kütus saab nüüd täiesti otsa, siis võib-olla seal kilomeetrike äkki on võimalik sõita elektriga, kuigi seal tekivad muud probleemid. Ja no ega tegelikult sellega ikka inimene on harjunud selle 100-aastase ajaloo jooksul autoga, et kütus võiks ikka autos olla. Kütust peab autos olema. Sina oled on ju nüüd olnud ka pikalt ikkagi seotud Alfa Romeote hooldusega, et ma pean ütlema, et nüüd selle aja jooksul, kui ma 2 aastat olen olnud Alfa Romeo brändisaadik, siis tegelikult ikkagi väga sageli me räägime sellest, et enne vanasti oli selline kuulsus Alfal, et ikkagi hoia kogu aeg mutrivõtmed pagasnikus, et kogu aeg on vaja parandada. Et kuidas sulle tundub, et mina näiteks olen sõitnud
ühe Stelvioga 24 000 ja teisega nüüd tiksus mul 11 111 kilomeetrit täis. Ma pean ütlema, et mul ei ole tegelikult olnud hooldusprobleeme üldse. Et ma nagu ei liialda, et ei ole olnud sedasi, et midagi kuskilt annaks järgi. Et mis sinu kogemus on? Kas Alfa selline vastupidavus on läinud paremaks? Jaa, no see on see tüüpiline asi, et foorumis käisid lugemas, et alfad lagunevad. Ja. Ei, tegelikult see on jäänud sinna 15-20 aasta taha. Algusaastatel olid muidugi konkreetsed probleemid konkreetsete mudelitega, kus olidki disainivead, mis tegelikult küll hiljem parandati, aga sellest on jäänud nagu siuke halb maik suhu inimestele. Aga tänapäeval või praegu saada olevad mudelid on oluliselt vastupidavamad, nagu seal sildades praktiliselt Alfa Romeol probleeme ei ole. Erinevalt muudest markidest, kus on vaja pidevalt vahetada mingeid õõtshoobasid või sarniire. Mootorid on väga vastupidavad. Kindlasti on see, et väga palju rohkem arendust on pandud autodesse sisse kui vanasti. Vanasti oli Alfa Romeo oli suhteliselt autotootjate mõttes suhteliselt väike tegija. Tänapäeval on Stellantis kontsern väga suur. Seal on palju inimesi, kes jõuavad tegeleda ja toota toodet kvaliteetsena. Kui tore, täitsa lõpp. Tulevik on kohal. Sellist mul ongi vaja. Ja päris lahe on see, et see auto toodab ise oma elektrit, mida ta kasutab sõitmiseks. Iga kord, kui pidurdad, siis ta laeb. Kuule, aitäh. Kuule, aga... Lähme, tunked selga ja tööle. No davai. Kui keeruline see ikka saab olla, on ju? No eks me näe. Ära hirmuta head inimest.